Poistega kalale hooaega sponsoreerib Salmo. Oota, tule me paneme meile sinna lisa sellele. Anna piletada 30 Ei kanna. kilo. Poolteist. Teed tuleb külma Have a sing along, put some pickles on, and play the Mellotron. Go down, let's go down, let's go down. Ja sealt tuleb. Count to 20, going right to roll. Mine hullu! Tervist kõigile vaatama Poistega kalale teise hooaja 5. episoodi. Tänases episoodis oleme tulnud Etseriga jõe äärde, et püüda meie, põhimõtteliselt võib öelda lemmikkala, jõeforelli. Viimased päevad on olnud küll natukene see vesi on nagu suhteliselt kõvasti tõusnud ja praegust on küll tuul, aga loodame, et see meid ei mõjuta. Ma arvan, saame hakkama Etseriga. Aga ma arvan, et nüüd vaatame siis üle, mis meie hea sõber Salmo meile on andnud varustuse poole pealt. Nii, aga ma arvan, et siis alustame näiteks riietusest. Salmoga tegime koostööd ja siis andis meile nokamütsid siin on. Meil nokamütsid siis, mul on praegu teist peal, aga andis ka sellise, kuidas ma ütlen, mis ma selle kohta ütlen? Pusa. Pigem natuke siuke. Ta on nagu siukene õhukesem, aga ta on hästi mõnus. Aga mulle ta on küll veits suur, aga seal ei olnud väiksemat suurust. Aga see pole hullu. Ja siis ma arvan, et järgmiseks on kahv. Jõekapüügil on väga hea asi. Mul on tegin niimoodi, nagu ta on koti küljes. Kui ma tahan, siis ma lihtsalt tõmban ta lahti siit. Ja saan võtta ta mul kummiga veel koti küljes kinni, et juhul kui mul nagu ükskord oli kahv, aga mul oli kahv koti küljes eelmine. Olin üksinda veel Etseriga püüdsime veel, siis koju läksin, vaatasin kahva enam ei ole, sest mul polnud seda kummi osa. Ja nüüd see nagu lihtsalt takistab, see on mul koti küljes kinni. See ei saa mitte kuskil ära kaduda. Ja siis ma arvan, et järgmiseks näitame siis näpitsad, mida oli näha ühes, kui me püüdsime haugi, oli ükskord see haugil, see unna all oli kolmik täiesti kurgus. Oleks nendega väga hea, vaata, need on nagu pikad veel, et nendega lihtsalt lükkad see kurgust, et konks välja ja ongi hästi. Ja siin on veel nagu lukk, et see nagu suruta kokku ja seda püsib koos. Et on tegelikult hästi siuke mõnus. Ja kui te ostate, siis ostke, ma arvan, et kurvilise otsaga, sest minu arust see on vähemalt parem siuk, endal on mugavam võtta. Nii, aga alustame siis lantidest. Me võtame siis praegust Etseri landid, vaatame, mis temal siis on. Meil on küll Etseriga nagu üks ühele samasugused, aga sisu on lihtsalt teine. Arsenal on teine. Ja kohe vaatame, mis siin Etseril on tänaseks valmis pandud. Need viimased viskajad 2 tükki. See on see tiiger. Ei ole. See on see forelli värvides, siis see on täpik. Mul on 2 täpikut. Me mõtlesime, et Etseriga prooviks, et kuidas need tunduvad. Need on suhteliselt küll laia mänguga, aga jah. Näe, sa panidki selle are, mis ma soovitasin panna sul. See on nagu neonvärvide sare, sest ma ütlesin Etserile, et palun pane see lihtsalt, sest vesi on nii kõrge, et on võib-olla veits sogane, et äkki minu arust see peaks töötama. Ja siis on nerve siukene rohelist värvi ja siis sealt oranžikat. Siukene ka täitsa mulle meeldib siuke lant. Are you sure about that? Aga siis vaatame, mis mul on landikotis. Üks hetk. Mul on siis... mis siin on, Etser? Ma saan aru juba. Sa leidsid selle üles. Ma leidsin üles selle. Nüüd sa hakkad kala kasama. Tegemist on, ma arvan, Eesti ühe kõige kuulsama landi, jõeforelli landi loojaga. Eduard Teras. Öeldakse Edi landid. Siin on... See on nii-öelda oma aja teema juba vaikselt. Ja vaikselt jah, siis siin on üks sare, mis mulle hullult meeldib siukene. See ongi siukene Edi, täitsa okei. Mul küll eelmisest püügist ma nagu veits katsetasin, aga siukene väikene plekk, siukene hästi väike plekk. Seda me uues kunagi 3. episoodi hooajas ja näitame ka selle püüki rohkem.
siis mis mul on siin, mul on üks Countdown, siis on üks Roundsi, noh suhteliselt küll kulunud, siis nagu ma ise nagu veits leiutasin siukse kerge liitsi moodi värgi, et noh, panin siit igastahes siit august tamilli läbi, panin siia kolmiku, siia panin pöörla, mille saab panna karabini otsa ja siis ongi ainult püügirõõm. Aga jaa, hakkame siis vast püüma ka. Jah. Nii, Kui siit tuleb? Esimene vise reaalselt, noh. Saame täpselt tund aega saame kokku. Ja nüüd me alles Etsel sai teha esimese viske. Vaatan, äkki ma saan natuke pigem. Aga Etsel vaatan, et see on kaigas, näed siin samas. No meil on prillid, me näeme veits paremini kui kaameras. Ma saan aru, kui oleks hea võtt selle kõrge veega, aga nagu, noh, ma ei tea, eks me oleme teinud küll natukene vähe küll, aga nagu, noh, selle eest, et on nii räige ebimine siin jõe ääres, võiks olla kas või hea võtt siis, noh. No jah, me ei tee nalja. Me oleme metsa vahel, me oleme jõest sõna otses mõttes, ma ei tea, 100 meetrit eemal varsti. Ja see täitsa lõppu. Ja siin on täielik vesi lihtsalt. Vaadake lihtsalt. Mulle kummaris see vesi peaaegu, no reaalselt, noh, ussuune. See kõik on video nime läinud. Jah, oleks täna vaba päev, poleks tundnud ka täna, ma arvan. Reaalselt, aga kõik, no kuna me ei saa enam nii palju viivitada, siis tegelikult mis täna 23 märts või? 25, jah. Siis täna on jah. Ei saa enam väga viivitada selle videoga. Järgmine nädalavat saaks juba veits hiljaks juba. No ma ei saaks järgmine nädalavat ka. No jah, et ongi noh. Minul vahestel ei ole aega, siis ei ole Etseril aega. Siis vaata noh, siis ei saagi minna vahepeal. Igatahes me üritame midagi veel püüda kuskil, kus saame. Pane sinna ristumiskoha peale. Ja väga hea. Ja trid vaatsa alla nüüd ja läheb. Kõik ühe koha nimel, me tegime nii palju vaevad siin. Kuulete või? See on ebareaalne, mis toimub siin. Mingi paarikümne meetri kaugusel me kuuleme rahulikult mingi rahumeeli. Jalge all nõks väriseb ja siis mingi enorm puupauk käib ära, kukub maha. Ma arvan, et seal püüame siin nagu korralikult läbi ikka. Siis kui me juba siin heas kohas oleme, siis püüame korralikult läbi. Kindlasti. Siin oli reaalselt, siis kui me siin käisime, siin oli põhimõtteliselt niimoodi, et vesi oli sulle siiani. Jah. Ja see oli ikka mingi vähemalt mingi pool meetrit kuni meeter allpool. Jah. Siin põhja ei näe. Jumalest ei näe. Isegi polariseeritud prillidega ei näe. Marek, räägi. Noh, mis siin rääkida, vaadake lihtsalt, vaadake. Ma ei tea, kas kruud appis, mul oli samamoodi, ma just ühendasin ära endale. Siin pole ühtegi sõna, lihtsalt see... Vaadake, noh. Vaadake, mis seal toimub. See on täiesti lõpna, kui võimatu see on. Väga võimatu. Ma saan ainult 2 kohas püüda, mingi kilomeetri maa peal. Kui sedagi reaalselt. Siin on veel kraav. See on mingi 3 meetri sügav ju, reaalselt, noh. No mõtlesime, et lähme siit metsast välja lähme raja peale, aga noh, tahtsime ojast etterasti lõipata, aga vaata. Või olen põlveni mingi. Täiesti lõpp. Vaata seda venda, noh. No mingi. Oota, ma panen selle siia, panen selle piitsa. Näed, piitsad ootavad oma aega. Aga ma helpin Etseri siit välja kohe. Noh, ilm on täna siuke üsna tuuline, nagu Marek ütles. Ja, et üsna siuke tuuline. Oot. What is this? Oot, bro, what? Man. Hea võtlusalajook. Vesi, jumala hea. Eesti maine. Hey ho, where did you go? Did you wriggle or roll? Ja on, Etseril on. Nii. Kõigest kõik ära kasutada, siis võiks seda From where did you come? Did you toggle or roll? Did you skip, jump or stumble?
Etseril on. Tuli ära. Nii. Ma ei ole kindel, et saab. Oota, võta kaamera. Ma võtan kahve. Võt, anna. Jaa. Ei ta ilusti minna. Noh. Ma ei saa. Joss. Jess. Olemas. Ma värisen, see on kindel mõõdukas. Arvad? Ma arvan küll. Oota, paksukene ikka. Ma räägin, jah. Oota. Let's go! Kiiresti selle konksust ära saada. Ja tegelikult ei ole kindel, kas ta mõõdus nüüd on, aga ta on päris ilus, see stoonus. Mul on taskus mõõdukas. Nii. Kui nüüd läksid. See rott on nii haige. Nii. Ups. Palun ära tee, ma löön see tümarks ära, noh. Vaat nii. Ai, see on kindel mõõdukas. 36,5 vist, kui ma ette sain. Palun, no okei, lööme tümarks ära, siis ma saan paremini. Okei, jah, sest tegelikult mida kiiremini sa kala nagu nii-öelda ära lööd, siis seda aja korraks ma löön. Et noh, kui sa tahad, kui sul on kindel plaan, et sa võtad kala koju, siis nii kiiresti, kui sa saad, siis nii kiiresti tapad ära ka, sest muidu piinleb. jah, see ka ja teine asi on see, et kui kui ta sipleb siin vaata ja see õhku, siis tal tekib lihasse see piimhappe ja see nagu mõjub selle maitsele ka, et pigem tapad nii kiiresti ära, kui saad kindlalt kaasa. Okei. 37,5 isegi. Jah. Jah. Okei, väga hästi. Jaa, let's go! Räägi. Et selline on jõeforell. Kuidas sa ära tunned, ongi selle järgi, et tal on punased täpid ja mustad täpid. Et vaheldumisi niimoodi. Lõhilastele omapäraseks on ikkagi rasvauim, selle järgi tunned iga lõhilase ära. Ja nii edasi. Et mitte ainult sellised lõhilased, nagu sellised nagu lõhekujuga. Aga on ka muid selliseid. Näiteks, mis ta oli, see tint või? Ja tint, siig, igasugused muudki kalad veel ja harjused ja sellised on ka lõhilased. Jah, teda saab sassi ajada meriforelliga. No ainult siis, kui ta nagu natuke siukse tumedamini, sest meriforell on pigem siuke hõbe ja siis mustad täpid vist minu arust. Oleneb. Mõned on ka siuksed kirjumad veits. Aga vaata, kui sa vaatad siit hoolikat, siis tal on tegelikult midagi nagu siin vaata näed. Ja ta on hästi siuke paksukene, ta on juba päris siuke, kus ma mõtlen, näljane. On küll, jah. Ja, et selline on jõeforell siis. Saime ka lõpuks selle pilti, eelmine aasta me ei saanudki korraga näed, sest meil oli mingi laps kala, keda ma ainult näidata teile. Jah, aga täna just tundub, et on päris hea päev. Ja siis saame tõenäoliselt lõpuks ka selle hooa esimese söögi ära teha. Jep. Ja küll me välja mõtleme, mida me teeme sellest, seda me näeme õige pea, aga veel me teeme püüki veel. Nii, no nii, me lõpetame nüüd. Oota, me lõpetame nüüd vist. Tea, et noh, täitsa tuli täna, ma isegi läks natukene paremini, kui me arvasime. Ütleme lühidalt niimoodi, et see tuli päris omaette teistsugune nagu püük kui muidu. Sest me, jah. Sest et esiteks, ühed esimesed klipid ma panen siia mõned ka, et me käisime siuksel ajal ka püümas. Nii. Kui oli veel lumi ja nii edasi. Siis me käisime järgmisena 2 nädalat tagasi. Veel üks puu. Ja siis oli nagu täiesti üleujutus. Oi joo, oli täitsa räige oli ikka. Ja te nägite ise ka, kuidas me sumpasime ja noh, meil ikkagi kummardi ligemärjad lõpuks. Täiesti läbi. Siis nüüd täna oli ikka päris hea püüda. Me ei ootnud, et küll nii heas seisus see jõgi on. Aga ta oli päris heas seisus. Saime isegi ühe kala kätte. 37,5. Jah. Ja nüüd järgmise klipiga te näete, mida sellest head ka jällegi
süüa saab valmistada. Jep. Igatahes, nimelt saime kerge 37,5 sendise jõeka. Mitte kerge, vaid päris normaalne. Ja, et suht kenas toonuses oli ja kõik muu puha. Ja nüüd me teeme sellest süüa. Ja küsimus, mida me teeme selle teise hooaja esimese köögiosa poole pealt? Mida me teeme kõige esimesena? Praegust Jah. tartari mõtlesime, et teeme. Yeah. Kas me tegime kunagi jõekast uuesti? Me tegime kunagi aga väga ammu. Me ei teinud video, me tegime lihtsalt lõbu pärast seda. Üritasime teha. Aga täitsa hea tuli välja minu arust. Jaa, aga täna me teeme natukene lihtsamalt ja klassikalisemalt. Et me lihtsalt paneme kerge tilli kõige asja kokku, siis pluss paneme veel sidrunit juurde ja siis paneme purki, hoiame mingi 15-20 minutit ja siis paneme kas mingi, ma ei tea, saia peale või mida iganes lööjad. Mida ikka lööb. Jah, et alustame siis. Nii, igatahes sellisest asjast on võimalik ka suppi võimalik teha, et panete lihtsalt puljongi jaoks. Et kes rohkem huvitub kõigest, et kõik ära kasutada, siis võite seda puljongi jaoks kasutada. Iseenesest, oota, kuidas see käiski? Oota, nii. Nii. Iseenesest täna on 7. aprill ja täna on siis suur reede vist. Muidu peaks olema praegust pingis, aga no jopast, ta ei jopanud, vaid ongi täna see punane päev, et ei pea minema kooli. Aga nagu te näete, siis meil on ka salmasärgid tegelikult. Õige. Mitte, meil on jakid ka. Aga neid te nägite juba ka iseenesest. Jah. Ei, see on sidruni maha. Ütle, kui aitab. Kui ma olen sola ka siis. Ja aitab. Nii, arvad nii või? Igaks juhuks, jah. See on väga sul läheb veel vaja või? Ma arvan, seda pole rohkem vaja. Õigus. Väljas 10 kraadi. No ma räägin täiega polaga. Nii, ja siis see läheb meil nüüd 10 minutiks külmkappi. Lükkame kanne ka peale. Nii! me sai see tartar nüüd valmis. Ja nüüd ei ole miski muud kui proovida. Marki kahjuks ei olnud, kui rohkem kui ainult üks leib. Kahjuks. Me jagame selle pooleks ja me proovime selle, kuidas see meil välja ka tuli. Mida me spekuleeriksime? Mis see hinnang võiks jääda? Mina arvan ikka oma püütud ikka suke 7-80, ma arvan. Ma loodaks 7 või 80. Ja no siis proovime. Mis siis ikka? Eduka video puhul. Ja sisu. Sool on ka. Ma räägin ju. Seda saame ära parandada näiteks. Pane ma ratsi sinna ka. Ma panin natuke endale liiga palju. Pipar ka või? See on ka oma, ma juba tundsin pipramaitset küll. No, nii okei, nii teine proov. Praegu oli siuke 40. Hitib 6 või 7 praegu. Kuidagi kalamaitset ei tunne väga. Mina tunne väga. Mis sa arvad? No, ta on hea. Ta on hea. Aga jah, tuleb korralikult rohkem soola panna. Selles suhtes, mina ütleks 6,5 10 praegu. Võib-olla see on lihtsalt asi, et valesti nagu maitsestatud.
oleks natuke paremini massinud, oleks natuke parem olnud. See oli ka üsna kiiresti tehtud ja nii edasi, et nagu aega väga ei olnud. Kui oleks aega olnud, oleks natuke rohkem mõelda, mida juurde panna. Aga minu poolt 6,5 jah. Võib-olla nippa-nappa 7 võib-olla isegi. Sul? Ma arvan ka midagi sükest. Et mis ikka, proovige järgi, tasub tegelikult proovida. On erinevaid versioone nendest tartaritest, et proovige järgi. Saab panna sibolat, avokaadot, ma ei tea. Mida kõike iganes sa tahad. Põhimõtteliselt. Mis ikka, meie näeme ka teiega vist järgmine kord uute seiklustega ja uute püükide, uute kaladega. Aga mis ikka, kohtume teiega järgmises videotes või järgmises episoodis. Davai. Tšau. Head aega. Järgmises episoodis püüame uuesti ka lepiskalu. Saa isegi päris heale võtule, kus on hunnikute viisi kalu ja isegi meiega ühineb Rasmus taaskordselt. Igasugu muudki veel järgmise korra. Nii, kas... On, oi see vobla ju. Ja see on ka vobla.